sellest võistlusklassist alates siis 2 rehvisoojendusringi, esimene on nii-öelda tutvumisring, teine rehvisoojendusring ja siit alates siis kuni katset 2-ni ka veerevad stardid, mis tähendab seda, et võistluskiirusel stardijoonele läheneda ei tohi ja rajale on läinud number 31 Jan Kalmet, 55 Artjom Vedenikov, 6 Martin Jugava, 46 Roland Patrik Hagala, 11 Patrik Kenok, 99 Matis Malinovskis, 2 Karl-Markus Sei, 12 Jaan Järveveer, 16 Laura Pomerets, 8 Oskar Männamets, 111 Gert Ahu, 35 Ken Oskar Algre. No nii, kogunemisring on alanud ja number 31 kvalifikatsioonivõitja Jan Kalmet dikteerib tempot. Tema määrab, kui kiiresti siis läbitakse seda kogunemisringi. Nüüd iga võistleja peab oma koha sisse võtma ja kui stardifinissi kohtunik on selle riviga rahul, igaüks on õige koha peal, seda jälgivad ka teised abikohtunikud, siis võib stardi anda ja kui see riviga liiga pikaks ei veni, siis on kõik hästi, nii et mõõduka tempoga tuleb sellele stardijoonele läheneda, mis 11 ringi läbides muutub finišijooneks. Nii et Jan Kalmet siis number 31 ja Artjom Vedenikov esireas, number 55. Ja ei olnud rahul, ei olnud stardifiniši kohtunik rahul selle riviga. Liiga pikaks venis ta, ei olnud korralikult paaris sõitja, ta nüüd siis võtab Kalmet uuesti hoo maha, korjab kaasvõistlejad kokku ja eks ta ole selle hooaja esimene võistlus. Natukene selline karjalaskepäeva tunne on, et närv kõigil sõitjatel sees ja kõik tahavad ju võimalikult kiiresti stardist minema saada ja oma kohta kohe parandada. Ja number 31 Jan Kalmet loomulikult kohe hästi suure vahe sisse sõita, et oleks muretu ülejäänud ringidel. Aga rajal on veel kord number 31 Jan Kalmet, 55 Artjom Vedenikov, 6 Martin Juga, 46 Roland Patrik Hagala, 11 Patrik Kenok, 99 Matis Malinovskis, 2 Karl-Markus Sei, 12 Jaan Järveveer, 16 Laura Pomerets, 8 Oskar Männamets, 111 Gert Ahu ja number 35 Ken Oskar Algre. See, et esimese korraga start ei õnnestunud, ei tähenda, et ringe vähe sõidetakse, ikkagi 11 ringi eelfinaal. Ja tähelepanu pealtvaatajad, siin rehvi rivi peal ei tohi istuda, nii et palume teid püsti tõusta, lugupeetud võistlejad. Aga nüüd start on lähenemas. Ja start on antud, aga läks kehvasti number 16, number 31 Jan Kalmet läheb kohe juhtima, need koonused tuleb nüüd kivekähku kokku korjata ja saab näha siis, kes seal Jan Kalmeti taga nüüd on. Number 16 meil eksles siin Laura Pomerants natuke nende kurikate vahel, eks nad eksitasid teda, kui teisel kohal on number 55 Artjom Vedenikov ja siis number 6 Martin Juga, nii et esikolmik on sama, kes kvalifikatsioonis ja Martin Juga seal juhib. Juga praegu on 3. kohal selline vedurijuht, nii et tema selja taga on terve rivi võistlejad, aga esimesed 2 on suhteliselt pikalt juba eest ära läinud ja esimesed 2 on ka selle klassi suhtelised veteranid või kardispordi suhtelised veteranid, nii et number 31 Jan Kalmet tuleb esimesena. Siis Vedenikov. Matis Malinovskis on tõusnud 4. Ajavõtt siin näitab natukene naljakaid numbreid ja nimesid, aga see selleks. Küllap see ka varsti korda saab. Nii et tulevad järjekordselt ringilt siis võistlejad teiselt ringilt nimelt ja ees on jätkuvalt number 31 Jan Kalmet, siis Vedenikov, siis Juga.
et kui pärast starti paistis, et Jan Kalmet saab pikalt eest ära, siis õnneks see nii ei ole. Artjom Vedenikov number 55 ei ole sugugi temast maha jäänud, visuaalselt pigem tundub, et see vahe ei kärise või ta isegi tuleb lähemale, kui kolmandale kohale käib nüüd heitlus ja kolmandale kohale praegu jääb number 99 Malinovskis, aga number 2 kas tõuseb neljandaks ja tõuseb. Number 2 on meil Karl-Markus Sei, kes startis 7. positsioonil. Nii et nüüd siis Vedenikov praktiliselt Kalmeti kinni püüdnud ja istub seal tuules juba. Ja paistab, et ka see rong tuleb aina lähemale. Et number 99 vedamisel. Ja kas nüüd on kohtade vahetus? Karl-Markus Sei peaaegu sai juba lähedale, aga see 4. kurv on tihti peale saatuslikuks saanud siin Tabasalus. See on üks väga hea möödasõidukoht. Aga seal võib ka palju kaotada, kui pusklemiseks läheb, nii et tundub selline kiire kurv, aga ometigi seal tihti peale neid kohavahetusi tehakse ja võistlus, Tabasalu võistlusel ära otsustatakse. No Vedenikov tuleb aina lähemale ja Jan Kalmet peab nüüd säilitama oma tempo, oma sõidurütmi, see on ääretult tähtis. See on selline muusikute jutt, aga olles ise natukene nuusutanud võidusõitu, siis ma tean väga hästi, et kui head sõidurütmi ei teki, siis ka head tulemust ei tule, aga Vedenikov praegu on küll, tundub niimoodi, et hoos, et Jan Kalmetil ei ole seal pikka pidu võib-olla varsti enam, sellepärast Vedenikov number 55 istub tal tihedalt tuules ja Karl-Markus Sei, vana rajahunt on tõusnud nüüd kolmandaks ja kas hakkab ka vahet käristama ja esimest kahte püüdma, täpselt niimoodi tundub see olevat. Et tuleb Jan Kalmet, jätkuvalt esimene, Vedenikov on teine. Siis tuleb Sei ja siis number 12 Jaan Järveveer, kellel kvalifikatsioon just kõige paremini ei läinud, aga väga hästi on tõusnud ta nüüd 4. positsioonile. Nüüd natukene on õhuvahet jälle sisse saanud number 31 Jan Kalmet. Vahepeal tundus, et aja küsimus on ainult, millal Vedenikov ta kinni püüab ja mööda läheb, aga nii see siiski läinud ei ole. Kas Kalmet on suutnud oma tempot hoida või hakkab Vedenikov väsinema või tegi kusagil pisikese vea, raske öelda. Sinist lippu ollakse valmis nüüd näitama mahajääjale. Kelleks on siis number 35 Ken-Oskar Algre, kes on selle klassi debütant. Nii et tähtis on lõpuni sõita, mitte teistele jalgu jääda, mitte probleeme tekitada kaasvõistlejatele. Kilometraaž on ääretult tähtis alati igal alal. Võistlusalal või see kogemus, mida sa korjad, ole sa või vaasivalmistaja, mida rohkem sa neid voolida saad, seda meistelikumaks aja jooksul kujuned. Ja siit tuleb number 111 Gert Ahu. Aga Jan Kalmet on saanud selge vahe nüüd sisse. Vedenikov hakkab vaikselt maha pudenema ja pigem hakkab Karl-Markus Sei Vedenikovi püüdma. Esimesed 3 on hetkel selliste võrdsete vahedega. Ja siis tuleb 4. kohast alates selline tõsisem andmine. Ja vahepeal küll see lootus, mis oli, et läheb poodiumi kohtade selline kabetamine lahti või ratsukäikude tegemine, siis praegu seda küll ei paista. Jan Kalmet on suutnud killustada nii-öelda oma liidripositsiooni, siis tuleb Vedenikov, siis Sei.
Jaan Järveveer vahepeal seal on pidanud allu vanduma oma konkurentidele, nüüd proovib uuesti positsiooni parandada, uuesti 4. kohale tõusta. et viimane ring on, nagu ma õigesti aru saan, alanud, ajavõtt siin teeb oma trikke ja praegu Jan Kalmet ees, siis tuleb Vedenikov, siis tuleb Sei number 2, nii et 31-55-2. Siis number 99 Matis Malinovskis ja tema taga on number 12 Jaan Järveveer. Eelmistel hooaegadelgi selline ebaõnne sõdur olnud, mäletan ühel võistlusel siin Tabasalus ei tahtnud kart mitte kuidagi käia. Sama oli ka Käinas, aga kiire poisiga Järveveeru näol tegemist on ja et finišilipp lehvib ja eelfinaali on võitnud Jan Kalmet, teine Artjom Vedenikov, kolmas Karl-Markus Sei. Loodetavasti varsti saab selle ajapõtu ka jälle korda ja saab selgema pildi silmad ette, kes lõpuks kus positsioonil oli.